siin kõigutab väga palju rohkem kui siis, kui me tulime. Loodame, et see 30 minutit läheb hästi kiiresti. Meid ootab siin Panareal kohe selline tore takso, kes viib meid hotelli. Me ei ööbi selles hotellis, aga see hotell on seotud selle öömaale, kus me ööbime. Ja siis me saame oma tavaari jätta mõneks tunniks sellesse hotelli hoiule, kuni me saame oma öömaja sisse, nii et väga tore! See on väga-väga nunnu. Meenutab veits Kreekat mulle esimese otsaga, aga ma ei tea, aga võib-olla siis tundub, kuna majad on valged. Mul on tunne, et see Panareal on kõik kohad umbes nagu sellised üli ilusad lihtsalt. Wow. Nii, musi, kas lähme linna peale, jätame oma kotikesed siia. Ja siis varsti saame tšekkida inni oma öömaiaga siin naudime ja vaatame, mida sellel saarel on pakkuda. Panarea on kõige väiksem saar neist 7 Aeolian Islandist. Aga kõige võib-olla, ma ei tea, fancy, mis iganes. Ja nagu siin näha ka, et iga selline lihtsamgi hotell on väga-väga ilus. Me võtsime eile sealt Sinjumi restoranist kaasa need lõpumaiustused, kuna ma ei jaksanud neid ära süüa, aga ma ei lase raisku, mis lähe nii tärniväärilisi maiustusi, nii et saime neid karbiga kaasa, nüüd on jõudnud omadega Panarea saarele ja ma söön need siin tee peal ära. See on mingi pistaatsia, mingi kannellooni või? So good. Siin saarel on butiigikesi. See on nagu full on mingi Kreeka vibes. Väike pistaatsia gelato paus. Vaade on selline, kus me seda naudime. Istume korra maha ja sööme. Vaatame, kas me leiame minu magnetite kollektsiooni siia ilusa magneti. Need mulle väga-väga meeldivad. See meeldib mulle rohkem nagu Sitsiilia põhisaart, aga samas äkki ma ei tea, aga mul ei ole veel sellist. Või tähendab, tegelikult vist on. Oota, nimest ma eelmine Sitsiilia reis ostsin just sellise. Ma ei tea, see on ka muidugi ilus. Okei, väga-väga raske teha, mul isegi see meeldib. Aga mul on tunne, et see anna seda vibe'i nii hästi esile. Tegelikult see on ka ilus. Oh my god, kui raske. Mingi osa minust tegelikult tahaks ka natuke mingit nagu sellist omale koju viia, aga samas ma olen juba nii palju ennast elu jooksul tundma õppinud, et ma tean, et need asjad on nagu siin kõige ägedamad, et minu kodusest esteetikas see tegelikult ei töötaks nagu mingi nii hästi. Kui ma just ei teeks mingit Itaalia õhtusööki, siis ma panen need asjad kõik välja. Mul ikkagi nagu meeldivad nagu need täiega, need on kuidagi, ja see on tegelikult ka päris lahe, aga võib-olla see tundub suurem, aga tegelikult mulle värvi mõttes see meeldib. Ma ei saa miks ma olen nagu nii hullult stressan mingisuguste magnetite pärast, aga oi, ma võtan midagi siit. Perfect. Thank you very much. Thank you, bye! Nii. Siit saarelt on magnet käes. Väga hea, võime minna oma reisiga edasi. Lihtsalt ma olen hakanud tegema niimoodi, et kohe, kui ma näen mingid magnetit, siis ma pean selle kohe ära ostma, sellepärast, et kui ma seda kohe ära ei osta, siis ma vahel unustan ja siis see jääbki nii, et ma ostin selle kohe ära, siis on see asi nagu tehtud, ma ei pea selle peale rohkem korda mõtlema selle reisi jooksul. Harri on selle vaatamas, et kas me saame omale rentida homme paadi. See on ilus Panarea ja kui me vaatame siia poole, siis meie öömaja on kusagil sealpool. Ma täpselt praegust ei saa aru, kas ta on siin või seal veel kuskil nagu nuka taga. Aga ta on imelises kohas. Vaatage Strombolile! No nii, meil sai nüüd aeg sinnamaale, et me saame check-in'i teha oma öömaja ja me olemegi nüüd teile praegu sinna. Okei. Kas on mingid viiekad? Ja siin me olemegi. See ongi see koht, kus me võidame 2 ööd.
Wow, lokatsioon on 10-10. Ja siin üleval on kõikide tubade selline ühisala. Siin saab chillida ja vaade on ilusasti Strombolile. Ma arvan, siin on kohutavalt ilus päikseloojang ja päiksetõus kindlasti. See on seesama sadam tegelikult, kus me siis siia saabusime. Aga lihtsalt nagu autoga siin peab tegema ilgelt suure tiirud siia jõuda. Aga jala saab kuskilt siit minna nagu ruttu siia linna poole ka. Et minna maal juhtusöögile või mis iganes. Piirkonda tasub tulla absoluutselt 10 või isegi 100 põhjusel, aga üks kindel põhjus, miks ma just siia tahtsin tulla, oliks seesama öömaja. Ma nägin seda ühe influenceri kanalil mõni aeg tagasi, ma ei tea, võib-olla isegi aastake tagasi või nii. Ja ma olen siuke, et nagu, what is this place, et ma pean siia saabuma ja ma pean siin olema, seda kõike nautima. Ja täna ma lõpuks ometi olengi siin. Ja ausalt, see on lihtsalt nagu nii tore tunne ja ma olen nii tänulik selle kõige eest. Ja ma lihtsalt oodan, et see on sama mõnus, kui ma arvan, et see on. Nii et okei. Praegust on siuke väike probleem juhtus, et me sõitsime kogu maa nagu siia ära ja siis tuli välja, et seda võtit ei ole. Ehk siis koristaja vist võtmega ära nagu läinud ja nüüd me ootame seda võtit. Ehk siis me peame natukene siin aega surnuks lööma, aga kohe, kui me sisse saame, ma teen teile kindlasti selle room touri. It's gonna be epic. Üks asi nende öömadega veits on see, et kõik on nagu hästi ilus selles kohas, kus oled ja siis keerad selja, siis on nagu mingisugune sussa-vussa, vaata käib. See annab väga tugevat mingit paali vibe ja minu meelest paalil oli täiega niimoodi, et kui sa vaatad siia poole, on kõik ilus, siin on mingid kraanad, prügimäed nagu, ma ei tea, võib-olla täna seal on teistmoodi kui kunagi, aga see oli vähemalt minu kogemus paalil, nii et see on teis natuke seda sama vibe, aga samas vahet ei ole, nagu vahet ei ole. Niikuinii sotsiaalmeedia paneb tundma kõiki asju natuke veel ekstra nagu teistmoodi. Kui sa kohale lähed, siis see reaalsus võib olla vahel hoopis teine, aga see ongi see asi, millega meil tuleb nagu alati arvestada. Nii, fit check koos Strombooliga. Lähme sööma. Okei, ma ei tea, me oleks nagu iga kord esimest korda uuesti Itaalias, aga me tahame saada süüa sellise kella, kus kõik kohad on nagu pausil. Enamasti Itaalias pannakse kohad kinni mingi, ma ei tea, 1-2 paiku ja siis avatakse uuesti kusagil 7 paiku õhtul, et süüa hilist õhtusööki, siin ei sööda mingi kell 5 õhtust, on ju. Ehk siis kell on praegu 4, siin on nagu ainult snäkke igal pool. Me läheme vaatame ühte kohta, võib-olla me ühte kohta saame mingi nonna köök, mis ma olen tegelikult on väga hea, nii et me vaatame, kas meil läheb õnneks või mitte. Nii, me saimegi siit nonna juurest omale süüa, see on väga kodune toit ja me saime põhimõtteliselt ikkagi nagu jääke, aga ma arvan, et see on tegelikult väga maitsev toit, nii et let's dig in! Ma ei saa aru, miks see on kõik plastikasjade peale, aga okei. Siis see on ahju pasta põhimõtteliselt. Ja siis kohalikud klassikalised salatid, 2 tükki erinevat, miksime kokku. Me avastasime, siin on selline alarm, et huvitav, kas see on vulkaani pärast, kui vulkaan hakkab purskama, siis hakkab lärmama või? I don't know. Saime veini ka. See toit oli imemaitsev, nagu kõik need kodused söögid, mis me oleme söönud siin Itaalias, on olnud kõige varemad üldse. Läks maksma 48 €, mis kohalikus mõistes tegelikult siin saartel on väga soodne, võrreldes meie eilse õhtusöögiga. See on, ma ei tea, mitukümmend korda soodsam, aga see oli väga hea. Nii, liigume siit vaikselt alla. See on köögiaken. Kohe näeme sinna sisse ka. Mul praegu kõik tuled on kustustoast. Ma loodan, et ei ole hullu. No nii, ma arvan, et see prime place on see koht siin, kus on otsevaade Strombolile. See aken on lihtsalt super! Nii pilt ilus. Nii, see on väikene sööginurgake.
ja see on köök. Ülimalt nunnu, ausalt ma lihtsalt armastan. Et siin on nii palju seda plaati, see on nii äge muster. Ja teed süüa, vaatad samamoodi otse stromboolile, ebareaalne. Nii, edasi lähme magamistuppa. See on selline natukene, nagu ta on väga ilus, aga võib-olla kõige nagu tagasihoidlikum paik siin. Siin on, appi, siin on nii pime, panen tule põlema. Op. See on vaniltuba ja jälle, kui palju on seda ägedat plaati. Ma lihtsalt armastan seda. Okei. Tuled kustu, muidugi ilma valguseta siin enam, aga praegust on nii pime, et midagi ei saa aru. Ja siis vaade voodist on selline. Ja me jagame seda rõdu oma naabritega. Siin on ka väga suur koer, teil väga arvas koer kusjuures. Ja siin all on selline mõnus mingi päevitustool. Siin on veel päevitustoole siin all. Ja siin on selline oma väike rannake ka. Ehk siis see koht on täiesti suurepärane. No 5 tärni vaatega, ma ütlen sulle. Ma ütlen ausalt, et siin olid mingid asjad, mis olid natukene nagu... mitte võib-olla nii 5 tärnilised kui see vaade siin. Ehk siis näiteks väljast oli, ma ei tea, laud koristamata, pidis ise ära puhastama. Sees ka ma nagu näen, et mingi, et siin ei ole nagu isegi 2 samasugust veiniklaasi või kuidagi... Kas ma ütlen, et ma ei tea, asjad ei ole nii puhtad võib-olla, kui ma tahaksin, aga samas ei ole ka midagi, mis oleks väga mingi räpane. Ma ei oska seda öelda. Ehk siis tegelikult ei ole justkui millegi pärast nagu, millega väga suure pärast nuriseda. Need on mingid detailid nagu, mis teeks selle olemise siin nagu veel mõnusamaks, aga siiski ma arvan, et põhjus, miks siia tullakse, on ikkagi see vaade seal, mitte see, et milline su kahvel on. Nii et ma vahepeal pean endale seda nagu meelde tuletama. Ühesõnaga, selline on meie väga armas Airbnb ja nüüd ma lähen joon veini edasi ja varsti lähme ka dinnerile. Joo! Tere hommikust! Kell on 7. Mina olen üleval, sest ma tahtsin näha seda vaadet. Ja seal lainete hää saatis tervet ööd, nii et see oli väga uinutav ja mõnus. Siis ma teen siin väikest kohvikest. Nii et tõesti tere freaking hommikust. No nii, oleme jõudnud lõpuks ometi kodust välja. Kuidagi hommikud on minu meelest nagu nii mõnusad ja mulle meeldib, kui hommikud on pikad ja kulgevad. Ma jõin oma seda kohvi tühja kõhu peale, ma tean, seda ei tohi teha. Ja ma teen seda hästi harva, põhimõtteliselt ainult reisil olles niimoodi, et kui mul kohe pole midagi süüa, siis ma ikkagi nagu vahel pigistan silma kinni. Tavaliselt ma söön kas või mingi 1 banaani enne või midagi sellist, et kunagi tühja kõhu peal tegelikult tohiks naine juua kohvi. Aga mis tehtud, see tehtud. Ühesõnaga, nüüd me läheme siis linna peale, vaatame, kas me saame kuskilt midagi süüa. Et me otsustasime, et me ei hakka siia mingit toitu kokku ostma, sest et seal oli kuudil. Ma võtsime veits liiga palju süüa ja siis pidime selle sinna jätma. Ma loodan, et see koristaja lihtsalt võttis seda asja kaasa ja sõi need ise ära. Ma ei kujuta ette, mis siin nagu keset suve on. Praegust on siin selline temperatuur, mis on nagu maksimum, et sul ei oleks nagu iga kord, kus lähed üles trepist. Davai, näeme varsti. Nii, me oleme jõudnud omadega sinna maale, et me läheme paadi peale. Nii, number 1, me läheme selle väikse paadi peale, et minna oma päris paadi peale. Musi! Muidugi see taevas ei tundu nagu väga, kuidas ma ütlen, sõbralik, aga me ei lase ennast sellest heidutuna. Me läheme ikkagi paadiga merele. Selline väike õpetus ka tehakse alati, sul pole tegelikult lube nagu vaja, aga Harril on tegelikult load olemas, nii et tal väga suurt õpetust pole vaja, aga tegelikult sa võid võtta siit
ükskõik, no mitte ükskõik mis paadi, aga sa võid võtta sellise paadi niimoodi, et sul ei ole vaja tegelikult lube. Ta teeb sulle 2 minutiga selle sõidu selgeks ja siis sa oled nagu free to go. Perfect. Grazie mille. Bye bye. Bye. Võib-olla see läheb üldse nii mööda. Okei, see ilm on seal, oh my god, ma veits pabistan selle pärast, aga meie oleme teel sinna poole, kus on ilusam ilm, Stromboli mõnusasti aurapsed ülevalt. Siit tuleb tegelikult merepõhjast nagu sulfurit ja siit tegelikult kõik mullitab. Ja kui siin nagu sukelduda, siis siin on sellised nagu pikad nagu sellised sulfurijoad ja mullijoad nagu tulevad põhjast siis nagu vee pinnale, ülilahe. Aga kahjuks siit väga ei saa praegu aru. Meie maja on siin. Davai, lähme vaatame Kröösuse paati. Kröösus! Mina ostsin omale sellist veini kaasa. Minu meelest on geniaalne müüa plekkpurkides veini. Harri sai teada, mis on selle Kröösuse paadi nimi ja kõik hinnad ja värgid-särgid. Nii. Kröösuse paadi nimi on Ohana. See maksab 23 miljonit eurot ja see kuulub Josip Šerkale, kes on horvaatialane ja kes on selle paadi omanik ja ka kapten. Ja see on Horvaatia kõige luksuslikum charterjaht. Teil on võimalik seda Ohana jahti ka tegelikult charterdada. See maksab ainult 100 000 eurot üks nädal. Nädal! Et sinna pardale läheb 14 kesti, mis siis teeb nädalas per inimene hinnaks 7500 eurot. Mille eest sa saad reaalselt superjahi charterdada. Nii et see tegelikult on tõesti vaata, et täitsa soodne isegi. Lähme ujuma! Meil on väike kaaslane siin, kajak. Kuna meil hommikusöögist jäi üleks salat, siis me võtsime selle kaasa restoranist ja nüüd me hakkame seda sööma. Ja tisu! Kreeka jumalane. Tangle, Kreeka jumalane. Okei. Kukkus gaas vette selle külmakasti gaasil, me proovime selle kätte saada. Käes. Nii ja lõpetame oma toreda paadipäeva väikse snäkiga. Mina tahtsin midagi magusat. Nii et siin on kannooli ja cappuccino topelt espressoga, kuna siin on cappuccinot lihtsalt nagu nii lahjad. Me spottisime uue Kröösuse. Selle paadi nimi on Zen. Ja see maksab, oota, kui palju see maksab? See paat? $200 miljonit. $200 miljonit maksab see. Oota, $200 miljonit. Oh my god. See teine paat, mida me enne nägime, oli 23 miljonit, on ju? Vau, see on nii palju kallim. Wu Guangming. Meil oli veel üks vein lõpetamata kapis. Teeme sellele päkad, siis läheme, teeme veel ühe dinneri ja hommikul juba, issand, kordan 8 hommikul meil on juba praam Filikuudi saarele, mis on meie viimane saar ja viimane siin saarestikus. Nii et ma väga ootan ka Filikuudis, ma arvan, et see on super kaunis koht, nagu need kõik kohad. Ma ei jaksa enam, seda kõike nii palju ilu. Musik ütleb midagi või? Väga hea, väga kaunis. Glükooskaades oleks väga pahane meie peale, et me alustame saiaga. Aga talle ei tohi öelda. Ärge palun öelge talle, please. Kui ilus on see restoran.
mis selle restorani nimi on, kas sa mäletad või? See pidi olema selle saare üks kõige paremaid. Giovanna. Mingi Giovanna, siis ta paistab väga hästi, aga siin on üliilus aed ka, kus tegelikult oleks super mõnus einestada, aga kuna vist on natuke siuke ilm, et ei tea, kas tuleb vihma või mitte, et siis sellepärast meid pandi siia. Sitsiiliast tulevad lihtsalt imelised oliiviõlid, need on lihtsalt nagu nii maitsed, vau. Grazie! Me oleme joonud nii palju veine siin reisil. Appi, see ta on nagu marmelaadine või ma ei oska, aga ta ei ole nagu magus. Ülilahe vein. Ma ei saa teile näidata, sest me ei promo veini ega joomist, aga it's so good! Thank you so much! Thank you! Ma olen unistanud ravioolidest terve see reis ja lõpuks ometi ma jõudsin siiani ja need raviolid on lihtsalt suurepärased. Nii head. Banana! Harri! Ma olen väga happy, et me siia tulime, see oli imeliselt maitsev, päriselt. Ma tükk aega mõtlesin, kus me tuleme siia või ei tule, aga review'd olid väga-väga head ja kõrged. Vist kõige kõrgemad üldse selle saarel võrreldes teiste restodega. Ehk siis tõesti, thumbs up.